me proovime panna siis kokku maketi, mis on mõeldud siis üksikvõitleja siis käepäraseks varjeks. Leiate 2 sellist haralist puud, seote nad omavahel, surute maasse ära, panete siis emapuu peale. See on nüüd kapitaalsem lahendus. Ja järgmine samm on see, et hakata siis laduma siia seda katust ühte variseina. See kaldenurk võiks olla 45 kraadi. Kui teil on nüüd millegiga seda katust katta, mingi materjaliga, present, kile, koormakate, mingisugused plekist detailid, mis iganes, kuskilt te olete saanud või leidnud, siis see kõik on nagu väga hea. Juhul, kui teil sellist tehismaterjali ei ole, siis peate kasutama siin selleks looduses leiduvat oksamaterjali ja tänuväärt lugu siis loomulikult on jätkuvalt selle asja tarbeks kuuseoksad. Kogu selle asja juures ongi ikkagi see, et ei tohi kinni joosta siis mingitesse etteantud raamidesse. Kui teil tuleb nagu midagi leidlikumat või paremat pähe või suudate seda veel innovatiivsemalt lahendada, siis see kõik on teretulnud ja midagi sellist ei ole, keegi nagu teid ponni ära ei võta või teid siit välja ei aja selle eest, et ta ei ole nagu tehtud nii, nagu te kuskil üleelamislaagris kunagi maketi peal nägite. Oluline on nüüd alustada siis seda kuuseokste ladumist alt servast, nii nagu vanasti sindli või laastu katust. Laotakse ära esimene rida ja siis hakatakse laduma teist rida. See kindlasti ei saa veekindel, selles mõttes, et absoluutselt veekindel ta ei saa, kuid see 45 kraadi nurk, see nurk võib isegi suurem olla või järsem, siis ikkagi enamus vihmavett teooria järgi peaks jooksma siis mööda oksi ja okkaid ikkagi maha ja mitte tulema teile otse selga. Ja mis on nüüd selle asja juures oluline, siis loomulikult ei tohi ära unustada seda, et see koht, kuhu te nüüd ise siia siis paiknete, kujutame ette, et see oletegi teie, olete seal all siis magate ja teie küljealune peab olema vooderdatud. Ja võib ehitada samuti endale mingitest roigastest ja okstest põranda ja ladudes siis neid kaikaid sinna juurde ja teine siis variant on see, et lihtsalt täidate selle varri aluse kuuseokstega ja kui nad on nii-öelda selles kohevas staadiumis, siis see kõrgus võiks olla mingi paarkümmend sentimeetrit. Kui sinna peale lähete, siis see kohevus kaob, aga see isolatsioonikiht, mis tekib teie ja maapinna vahele, on piisav selleks, et te ei saa kahjustatud selle jaheduse poolt, mis õhkab teile maapinnast. Järgmiseks siis püstkoda. Ja siin on nagu alustuseks kõige oluline siis saada püsti tugiraam. Tugiraamiks on mõistlik võtta 3 sellist pikka roigast, kinnitada nad omavahel siis mingisuguse sidumisvahendiga, umbes selle 1/4 siis esimesest otsast, ajada nad püsti, ta saab teha üksi, ta saab teha mitmekesi ja panna nad siis 3-nurkselt niimoodi paika, nii nagu te tahate oma püstkoja suurust tulevat. Kui see on olemas, siis ta jääbki teil niimoodi seisma suhteliselt tugevalt. Järgmine töö on, et te hakkate siis enam-vähem samas pikkuses siis roikaid ja juurde panema, kuniks teil tekib selline seinalaadne moodustis. Maketi peal me praegu neid rohkem siia ei lisaks. Põhimõtteline ülesehitus on näha ja järgmine töö on taaskord siis katuse tegemine. Võib jätta ta ülevalt poolenisti lahti või jõuda siis päris tipi tippu, aga põhimõte on ikkagi see, et jällegi alustate siis nende populaarsete kuuseokste ladumist artselvast, teete ringi peale ja siis tulete juba järgmise ringiga uuesti seda juba pisut kõrgemalt. Sinna peale võib kuhjata pärast hiljem taaskord, et see asi seisaks seal seinana. Veel ringiroikaid, panna sinna sammalt, muud metsa alt kraabitud prahti, kõik nagu tuleb selles mõttes kasuks, et kui ta otseselt ei pea vihma, siis kindlasti mida paksem ja tihedam see katus või sein on, seda paremini olete te kaitstud tuule eest. Laavu püstitamine ei ole sugugi keeruline.
oluline on leida 2 sobivat tugiposti, mis võivad olla kas kasvavad puud või siis panna need puud või tugipostid ise paika. Kui need tugipostid on paika saanud, tuleb paika saada ka üks põikilatt, millele hakkavad siis toetuma siis katuselatid. Katematerjaliks kõige parem muidugi kasutada siis presenti või kilet või midagi muud sellist tehismaterjali. Kui seda ei ole, siis on kõige parem kattematerjal kuuseoksad ja samuti sobib väga hästi roog. Kattematerjali paigaldamisel on oluline siis järgida sama reeglit, mis on ka siis kasutusel nii-öelda päris katuste, eterniit- või sindlikatuste paigaldamisel, ehk siis alustatakse alt servast ja liigutakse siis ridadega ülespoole. Kinni võib ehitada ka siis laavu otsaseinad ja kindlasti tuleb paika saada on siis magamis- või istumisase. Kui on aega ja võimalusi, siis võib selle lausa roigastest või puidust teha ja katta selle siis kuuseokstega. Kui sellist kapitaalsemat lahendust ei ole aega või tahtmist teha, siis piisab ka tegelikult kuuseokstest madratsist. Hästi oluline on ka siis nende, nii nagu kõigi nende sirmide puhul on siis tähtis katta kinni ka hoolikalt sirmi alumine serv, sest et kui te nüüd teete sinna selle laavu ette endale tule, siis kindlasti hakkab see tuli tõmbama mis iganes moel hapnikku ja üks koht, kus siis kindlasti see õhu juurdevool tule jaoks saab olema, on siis seesama sirmi alumine külg ja seda tuleb siis püüda vältida, et sealt külm õhk siis ligi pääseks.